Tere hommikust ja ilusat kevadet kõigile. Minu nimi on Jaan Männik ja te olete seadnud end Swedbanki kinnisvara hommikulainele. Värskest eluaseme taskukohasuse analüüsist selgub, et majapidamiste sissetulekute kiire kasv parandas tänavuse aasta alguses pealinna korterite kättesaadavust ja toetas nõudlust. Suurem turuaktiivsus aitas aga kaasa hinnakasvu kiirenemisele järelturul. Milline on täpsem seis Tallinnas, Riias ja Vilniuses, sellest annab teile õige pea ülevaate Swedbanki ökonomist Marianna Rybinskaja. Pärast tema esitust võtame aga ekspertidega luubi alla Eesti kinnisvara ja laenuturu ning arutame, milliste elamispinda Eesti inimesed ikkagi endale lubada saavad, kui suur on hetkel nõudlus eluaseme laenude järele ning milliseid trende näeme ehitusturul. Head vaatamist! Juba traditsiooniliselt on meil valminud ülevaade korterite taskukohasusest ja seekord siis selle aasta esimese kvartali kohta. Ja kuigi me teeme arvutusi Tallinna kohta, siis tegelikult on see trend ka ülekantav kogu Eestile tervikuna. Aga enne kui ma räägin korterite kättesaadavusest, siis tutvustan, mis seis on pealinna korteriturul nõudlusega ja räägin ka hinnakasvust. Ja ettekande lõpupoole siis annan ka hinnangu, kuidas Lähis-Ida sõda mõjutab kinnisvaraturgu ja mida see siis prognoosi mõttes tähendab. Ja lõpetuseks näitan ka seda, mis toimub meie lähinaabrite kinnisvaraturul ja võrdlen siis meid nendega. Aga rääkides nüüd siis kinnisvaraturu nõudlusest. Korteriturg oli aasta alguses aktiivne. Kui vaadata Maa- ja Ruumiameti andmeid, siis esimeses kvartalis oli järelturul aasta tagusest rohkem tehinguid ja seda siis nii Eestis tervikuna kui ka Tallinnas. Aastases võrdluses suurenes tehingute arv 3,5% siis nii tervikuna Eestis kui ka Tallinnas. Kui nüüd võrrelda pikaajalise keskmisega, siis tehingute arv järelturul on mõnevõrra pikaajalisest keskmisest kõrgem. Samas, kui me vaatame uusarendusi, siis kui nüüd üldiselt on veel endiselt aktiivsus koondunud pigem järelturule, siis Swedbanki andmetel on ka broneeringud uusarendustes väga märgatavalt esimeses kvartalis tõusnud. Samas, kui me võrdleme seda sellise pikaajalise trendiga, et kui võtta aastat 2016-2019, siis keskmiselt tehti turul kvartalis 750 broneeringut. Et esimeses kvartalis lähenes siis broneeringute arv 500-le. Nüüd rääkides korterite hinnakasvust, et korterite hinnakasv siis järelturul esimeses kvartalis oodatult kiirenes ja peamiselt toetas siis seda kõrgem turuaktiivsus. Kasv oli aastases võrdluses 6,5% ja järelturul siis läheneb hind 3000 eurole. Kui vaadata arendajate kodulehti, siis kodulehtede järgi oli uusarenduste pakkumishindade kasv aeglasem ja see ulatus esimeses kvartalis 3,7%-ni aastases võrdluses. Ja kui vaadata uusarenduste siis keskmist hinda, siis esimeses kvartalis oli see umbes 5200 eurot. Nüüd, kui siia kõrvale panna ka uusarenduste pakkumine, siis uusarenduste pakkumine jõudis esimeses kvartalis kõigi aegade kõige kõrgema taseme juurde. See siis ületas ka 2018. aasta tippu. Ja kui me vaatame müügitempot, siis müügitempo on samas vaikselt kiirenemas. Kuigi kui vaatame veel, võrdleme seda varasemate aegadega, siis see on veel 2 korda aeglasem, et aastatel 2014-2019 on see müügitempo olnud seal 10-12 kuu juures. Praegu on siis müügitempo lähenemas 20 kuule.
ja hinnavahe uusarenduste ja järelturu vahel on nüüd tasapisi vähenemas, kui 2024 oli see hinnavahe 45% ja sellega oli ka tipp, et siis selle aasta esimeses kvartalis oli see 43%. Ja nüüd selline olukord, mis siis kinnisvara, ütleme, uusarenduste turul on tekkinud, loob siis pigem aluse, et see hinnavahe kahe turusegmendi vahel peaks järk-järgult vähenema, kuna praeguse ostuaktiivsuse juures on pakkumist uusarenduste turul piisavalt. Netopalga kasv on tänavu olnud väga kiire ja peamiselt on siis selle taga tulumaksureform ehk siis maksuküüru kaotamine ja koos sellega siis ka kõrgema maksuvaba tulu kehtestamine. Me prognoosime, et sel aastal kasvab keskmine brutokuupalk Eestis 5%. Samas netopalga kasv tuleb kiirem. Keskmine netopalk kasvab seal veidi üle 14%. Samas, kui me vaatame palgakasvu palgatasemete lõikes, siis netopalga kasvu kiirus on siiski erinev ja kasv on kiirem siis neil, kes teenivad mediaanpalgast kõrgemat palka. Ehk siis need, kelle brutokuupalk on seal 2100 eurot või selle lähedal, siis nemad näevad siis kiiremat netopalka kasvu. Ja seega, kui võtta kaalutud keskmine netopalk, siis see arvestab erinevate palgatasemetega ja selle puhul siis me näeme, et kasv tuleb seal ligi 10%. Kui nüüd siia juurde võtta inflatsioon, siis võrreldes varasema prognoosiga me ootame, et sõda Lähis-Idas kiirendab inflatsiooni. Kui varasemalt me ootasime, et inflatsioon tuleb sel aastal ligi 2,5%, siis nüüd me prognoosime, et inflatsioon kiireneb üle 4%. Ja see siis tähendab ikkagi, et sissetulekud kasvavad sel aastal hindadest inflatsioonist kiiremini. See parandab majapidamiste ostujõudu ja tarbimiseks ning säästmiseks jääb siis ka rohkem raha kätte. Samas nüüd nende jaoks, kes soovivad osta korterit või kinnisvara, on ka oluline vaadata seda, et kuidas on palgaostujõuga korteriturul. Ja see siis tähendab seda, et mitu ruutmeetrit saab ühe netokuupalgaga endale lubada. Et kui me vaatame uusarendusi, siis uusarenduste puhul on palga ostujõud veel tugevasti alla 2019. aasta taseme. See oli siis tase, kus korterite hinna ja palgasuhe oli siis üks soodsamaid. Kui vaatame järelturgu, siis järelturul me näeme, et see palgaostujõud juba lähenes esimeses kvartalis 2019. aastale. Ja esimeses kvartalis oli siis väga tugev kasv, mis siis peamiselt oli mõjutatud just tugevast netopalgast. Nüüd Lähis-Ida sõjast tingitud hinnasurve ja ebakindlus mõjutavad kinnisvaraturgu eelkõige intressiootuste ja üldise kindlustunde kaudu. Majapidamiste kindlustunne on nüüd hiljuti küll halvenenud. Samas me näeme, et see on aastatagusest parem. Kui nüüd rääkida intressiootustest, siis me prognoosime, et Euroopa Keskpank tõstab tänavu intressimäärasid kahel korral. Esimesel korral juunis ja teisel korral septembris, kokku siis 50 baaspunkti võrra. Ehk siis praegune 2% tase jõuab aasta lõpuks 2,5%-ni. Kui nüüd rääkida turgude ootustest, siis turud ootavad, et sel aastal tõstab Euroopa Keskpank intressimäärasid isegi 3 korral. Ja Euribor on siis märtsist alates tõusnud ja 6 Euribor on siis maikuuks jõudnud 2,6% tasemele. Siis tegelikult me näeme, et praegune tase peegeldab meie hinnangul juba täielikult oodatavat intressimäära tõusu. Ehk siis Euribor peaks jääma meie hinnangul praegusele tasemele.
Nüüd, mida selline keskkond siis korterite kättesaadavuse mõistes tähendab? Et me arvutame korterite kättesaadavust Tallinna siis perele, kes teenib 1,5 keskmist netopalka ja soovib osta kodu, kasutades siis eluasemelaenu. Ja esimeses kvartalis me nägime, et korterite kättesaadavus oluliselt paranes võrreldes aastatagusega. Kui järelturul oli aasta tagasi esimeses kvartalis võimalik lubada 70 ruutmeetrit, siis sel aastal juba 77 ruutmeetrit. Ja uusarenduste puhul, kui eelmisel aastal oli 39 ruutmeetrit kättesaadav, siis nüüd esimeses kvartalis oli 44 ruutmeetrit. Ehk siis taskukohasus on hüppeliselt paranenud ja selle taga on peamiselt siis netopalga kiire kasv. Samas, kui vaadata intressimäärasid, siis esimeses kvartalis vaatamata sellele, et Euribor hakkas märtsis tõusma, olid ikkagi tervikuna intressimäärad aastatagusest madalamad. Ja mida see keskkond meile siis edaspidi tähendab, et selleks aastaks me prognoosime majanduse elavnemist, vaatamata sellele, et Lähis-Ida sõda kergitab inflatsiooni. Me oleme kärpinud küll majanduskasvu, kuid me näeme, et majandus kasvab sel aastal kiiremini. See tähendab seda, et ka tööturul seis jätkab tasapisi paranemist. Samas kui inflatsioon kujuneb varasemast prognoositust kiiremaks ja see tõenäoliselt mõjutab ka majapidamiste kindlustunnet. Samas eluasemeturu siis nõudlus püsib vaatamata sellele suurenenud ebakindlusele tugev. Me ootame, et palgakasv endiselt ületab sel aastal korterite hinnakasvu ja kuna Euribor on märtsis tõusnud, siis võrreldes esimese kvartali tasemega on korterite kättesaadavus nüüdseks veidi vähenenud ja tõenäoliselt väheneb ka 3. ja 4. kvartalis. Samas hea positiivne uudis on see, et sel aastal tervikuna jäävad ikkagi korterid võrreldes eelmise aastaga kättesaadavamaks. Nüüd, kui võrrelda seda, mis toimus siis esimeses kvartalis meie lähinaabrite juures Vilniuses ja Riias, siis Vilniuses me nägime, et korterite hinnakasv oli väga kiire, kuna sellele andis hoogu siis tugev nõudlus. Ja see esimeses kvartalis ulatus siis 13% aastases võrdluses. Samas palgakasv jäi sellisele tugevale hinnakasvule alla, mistõttu siis Vilniuses korterite kättesaadavus halvenes. Ja halvenes see nii eelmise kvartali kui ka aastataguse tasemega. Samas on siis Leedus sel aastal toimumas ka pensionireform ja kui me võrdleme siis seda pensionireformiga, mis oli Eestis 2021. aastal, siis kui meil võeti septembris esimese hooga pensionisambast raha välja ligi 20% kogujatest, siis Vilniuses on esimese hooga võtnud ligi 38% kogujatest. Ja see siis rahaliselt tähendab seda, et Eestis võeti välja 3% toonasest SKP-st, samas kui Vilniuses on siis umbes 3,5%. Ja rääkides Riiast, siis Riias me nägime, et korterite taskukohasus oli esimeses kvartalis aastatagusest tunduvalt parem. Samas eelmise kvartaliga see veidikene vähenes, kuna ikkagi soodsam korterite hinna ja palgasuhe oli pigem siis aasta viimases kvartalis. Ja uusarenduste puhul me näeme, et uusarendused on Eestis võrreldes meie lähinaabritega pigem vähem taskukohased, et kõige parem taskukohasus on praegu Riias. Ja kui me vaatame järelturgu, siis Riia on siinkohal väike erand, sest Riias on korteriturul domineerivad pigem nõukogudeaegsed korterelamud, mistõttu siis seal olen välja toonud siis sellise keskmise taskukohasuse. Samas siis järelturgu, kui me võrdleme Eestit Leeduga, siis pigem on meil olukord endiselt parem.
et siinkohal ma peatun ja tänan kuulamast. Jätkame vestlust siit stuudiost ja mul on rõõm tervitada enda kõrval Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma. Tervist! Panga kinnisvara ehituse osakonna juhataja Ero Viik. Tervist! Ning loomulikult taas Swedbanki ökonomist Marianna Rubinskaja. Tere! Anne, sina tegeled igapäevaselt pangas kodulaenudega. Sa näed, mis reaalselt turul on toimumas. Kui suur on üldse hetkel huvi inimestel eluasemelaenude vastu? Inimesed tunnevad eluasemelaenude vastu täpselt sama suurt huvi nagu eelmisel aastal. Taotlusi tuleb samas suurusjärgus, küll aga sõlmitakse laenulepinguid pea 30% enam. Ja võib-olla see põhjuseks ongi see, et inimesed enne, kui nad hakkavad tehinguni jõudma, tahavad pangas halduriga läbi rääkida tehingu protsessi, tingimusi ja kaalutlevad oma otsuse üle. Aga mis summas üldse keskmiselt laenuseid hetkel võetakse? Keskmine Eesti laenusumma esimesel kvartalil oli 153 000 eurot ja siin saab muidugi ka välja tuua seda, et Tallinn-Harjumaal, kus on ka kõige kallim kinnisvara, siin on ka laenusummad suuremad ehk siis 169 000 eurot. Siis järgneb Tartumaa 152 ja siit edasi juba Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, seal siis jäävad juba 123 000 piiresse. Nii et saab Tallinnast väljaspool ka laenu? Jaa, laenu võetakse kõikides Eestimaa piirkondades ja protsentuaalselt nii, et 67% laenudest võetakse Harjumaal, 14% võetakse Tartumaal ja siis ülejäänud 18% ülejäänud Eestis, aga samas tõesti kõikides piirkondades laenu võetakse. Kui palju see üldse mõjutab laenu saamist või andmist, see koht, kus sa elad? Laenu saamist mõjutab kõige enam laenusaaja regulaarne sissetulek. Ehk siis selleks, et laenu saada, peab olema regulaarne jätkusuutlik sissetulek. See on kõige olulisem. Ja seda, kus inimene tahab endale kinnisvara osta, selle ta otsustab ise. Et see ei mõjuta seda laenu saamist, et mis piirkonnast see valitud vara asub. Seda on hea teada. Ero, vaatame korraks ärikinnisvara poolde. Pikalt oleme oodanud, et millal see majandus kasvama hakkab ja iga kord, kui on tunne, et nüüd saab punni tagant välja või paisu tagant välja, siis jälle maailma majanduses juhtub midagi, mis mõjutab ka ärikinnisvara turgu. Mis seis täna on? Ma arvan, et lühike vastus oleks see, et seis on üsna hea. Et kinnisvaraturg on mõneti muutumises, rentnike ootused nende poolt kasutatavale pinnale on muutuses, rohkem pööratakse tähelepanu ruumi lahendustele, energiatõhususele, sisekliimale, tööviisid on muutunud ja see kõik on kaasa toonud uute projektide turule tuleku, et kui linnapildis ringi sõita, siis on näha kraanesid päris mitmes kohas. Loomulikult see toob kaasa olukorra, kus vanemates hoonetes tekib tühjasid pinde rohkem, aga see ongi paratamatu, see ongi areng, ma ütleks. Ma olen aru saanud, et pakkumine uusarendustes on väga kõrge hetkel. Mis selle taga on ja vabandust, aga kes neid kõiki ostab, et kõik ju ei jaksa neid osta? Jah, et kinnisvara äri on või kinnisvara valdkond on niisugune pika vaatega äri, et väga mitmed, ütleme nagu need detailplaneeringud on jõudnud nüüd sinna staadiumisse, kus on võimalik nagu arendustega pihta hakata. Ja seetõttu ongi just näiteks Haaberstis on hästi palju uut pakkumist ja loomulikult on ka uut pakkumist Põhja-Tallinnas ja kesklinnas. Et kes need ostjad on, seda näeb Anne ilmselt oluliselt paremini kui mina näen, aga ma saan aru, et need on ikkagi kohalikud residendid, kes meil kodulaenu nagu taotlevad. Enamuses küll on, jah. Ja võib-olla ma lisan siia juurde, et kui me vaatame statistikale peale, et mida inimesed protsentuaalselt ostavad,
siis 50% ulatuses laenuvõtjatest soetab endale kinnisvara, mis on ehitatud enne 2000. aastat. Ja sinna 20% juurde jäävad need laenuvõtjad, kes soetavad täiesti uue kinnisvara, mis on 2025-2026 ehitatud. Et ostetakse kõiki kinnisvarasid ka ja uusarendusi küll kuskil 20% juures, aga vähemeid, jah. Ero, küsisin Annelt ka enne, et kas see elu väljaspool Tallinnat on sellel turul ka olemas. Sa mainisid ära Põhja-Tallinna, sa mainisid ära Haaberst, ehk siis selline Tallinna vaade on olemas, aga väljaspool pealinna, mis seis selle ärikinnisvaraga seal on? Paratamatult see ongi, elu koondub sinna tõmbekeskustesse ja kui Tallinn kõrvale jätta, siis teised nagu suuremad keskused on Tartu ja Pärnu. Et mõlemas linnas on ka ärikinnisvaras uusi maju kerkimas. Tartus mõneti rohkem ja tegelikult need kaks piirkonda moodustavadki suuresti Eesti ärikinnisvara turu. Et jah, ja see ei ole ainult nagu Eesti teema, et ärikinnisvara arendus eelkõige just nagu see pealinna nagu ümbrusesse nagu koondub, et see on tegelikult globaalne trend, et see ei ole ainult meie omapära. Globaalsetest trendidest rääkides, Marianna, me ei saa ka siin saates täna üle ega ümber Lähis-Idas toimuvast. Millist mõju avaldab sealne sõda läbi maailma majanduse siis meie kinnisvaraturul? No, peamine mõju meie majandusele avaldub läbi kõrgema inflatsiooni. Kui veel eelmise prognoosi ajal me ootasime, et sel aastal tuleb inflatsioon Eestis ligi 2,5%, siis nüüd on prognoos muutunud ja me ootame selleks aastaks 4,3% inflatsioon. See tähendab, et ostujõud tegelikult ikkagi paraneb, sest sel aastal on palgakasv väga kiire ja majapidamistele jääb siis rohkem raha ikkagi nii tarbimiseks kui ka säästmiseks. Ja teiselt poolt me näeme, et kinnisvaraturul just selle netopalga tugeva kasvu tõttu suurenes siis ka ostujõud, et tegelikult ei ole asi nii halb. Ma vaatasin ka meie hiljutist majandusprognoosi uuesti üle siin saateks valmistudes. See on nüüd siis ootusega, et see sõda siiski varsti normaliseerub või Hormuzi väinas situatsioon ei lähe hullemaks. On see nii? Jah, et meie prognoos on ikkagi põhineb turu ootustel ja sellel, et aasta lõpuks siis ikkagi nafta hind tuleb allapoole, mis tõttu siis hakkab normaliseeruma. Anne, ma tahaksin eraldi rääkida noorte kodulaenu saamisest, et Swedbankil on ju käima läinud ka see suur vägev kampaania Sämmiga, seal on ka juttu natukene tema kodu saamise teekonnast, aga kuidas see teekond täna ühe tavalise noore jaoks välja näeb, kes võib-olla ei ole Sämm? See näeb välja üsna sarnane, ma arvan, et kodu laenu saamiseks tuleb esitada taotlus. Haldur vaadatakse koos sinna peale, arutatakse läbi ja kogu protsess, tingimused, et milline on see kõige jõukohasem laenusumma ja saab läheneda kahte moodi, et kas see, et kõigepealt valitakse vara ja siis minnakse panka küsima laenutingimusi või vastupidi, ja rohkem võib-olla just nii, et enne räägitakse läbi, millise laenusummaga ma võiksin arvestada ja siis minnakse turu peale vaatama seda kinnisvara, mida soetada. Ja noored võtavad laenu keskmiselt 112 000 eurot ja kuni 28 aastaks. Ja siin on ka jälle nüüd, et enne rääkisime siin uusarendustest ja enne 2000. aastat ehitatud varadest. Ja seal on ka, et need laenusummad on väga erinevad, et enne 2000. aastat siis need summad jäävad alla 100 000, kuskil 99 000 natuke peale. Et selles mõttes ja siis, kui on ja juba 100 000 rohkem on siis need, mis on 2000 kuni 2004 ehitatud. Ja noored ostavad tegelikult kõiki varasid.
nii päris uusi, neid, mis on 2000-ndast alates kui ka enne seda. Et igaüks saab endale soetada selle vara, mis on talle just jõukohane võtta. Ja selleks, et noorte seda protsessi kuidagi kergemaks teha, on Swedbankis eraldi loodud selline tiim, kes toetab noortel kodulaenude saamist või kuidagi aitab kiirendada seda. Ja, nii on. Meil on noortele kodulaenu tiim, et iseenesest see tähendab seda, et kuni 30-aastaste laenuvõtjatega, et need on need laenuvõtjad, kes paljud nendest on soetamas oma esimest kodu ja kui esimese kodu, kui kinnisvarost iseenesest on ikkagi selline suur samm, siis selle esimese kodu ost on seda veel enam ja sellepärast see soov ja see plaan meil oli, et noortele selline tiim luua ja laenuhaldurid aitavad siis ja toetavad inimest selle esimese otsuse tegemisel, käiakse läbi kõik need kõhklused ja need hirmud, et mida see võib endaga kaasa tuua, kui sul on kodulaen, või siis on ka see, et milliseid samme selleks astuda, et kodulaenu võtta. Ja kõige, ma arvatavasti ei üllata kedagi, aga kõige enam tuleb juttu just oma finantseeringust. Et kuidas seda saab, kui palju see peaks olema ja mis siis saab, kui ma ei jaksa laenu maksta ja sellised hästi olulised teemad saab halduriga siis läbi arutada. Marianna, Eestis oli aasta alguses maksuküüru kaotamine. Kuidas see muudatus mõjutab meie kinnisvaraturgu või on inflatsioon juba selle muudatuse ära söönud? Inflatsioon ei ole seda veel ära söönud ja loodetavasti ei söö ka sel aastal, et ikkagi ootame, et ostujõud paraneb ja kinnisvaraturul siis samuti palgaostujõud on aasta alguses näidanud väga suurt paranemist. Me ootame, et sel aastal ikkagi korterid on aastatagusest kättesaadavamad, samas kuigi see kõrge inflatsioon siis euroalal tähendab seda, et ka Euribor on tugevamalt praegu siis pildis, kuna intressi ootused näitavad, et ikkagi keskpank tõstab intressimäära ja meie prognoosime siis 2 intressimäära tõusu sel aastal. Ja ikkagi vaatamata sellele jääb korter sel aastal kättesaadavamaks. Ero, ma uurisin siin eelnevalt maailmamajanduse situatsiooni kohta ja kuidas see kõike mõjutab, aga kas selline olukord muudab ka arendajaid kuidagi ettevaatlikumaks uute projektide käivitamisel just? On seal mingisugune pilk peal? Ja arendajad on väga ratsionaalsed ja vaatavad erinevad stsenaariumid enda jaoks nagu läbi, et see uue projektiga turule tulemine sõltub hästi palju sellest, et palju on seal piirkonnas juba pakkumist täna olemas ja kes headest konkurentidest veel plaanib tulla, et selles mõttes väga hoolikalt kaalutakse ja plusse ja miinuseid enne, kui mingi uue projektiga nagu turule tullakse, et see on nii. Kui me tänaseks saateks valmistusime, siis me uurisime läbi Facebooki kogumispäeviku grupi ja sealtselt liikmetelt siis erinevaid teemasid, mida nad tahaksid meie ekspertidelt kuulda ja pakkusime sama võimaluse siis ka notaritele ja kinnisvaraga tegelevatele inimestele, siis ongi hetk lugeda ette need mõned küsimused, mida me läbi kogumispäeviku saime. Kui inimesel on kohtutäiturid kaelas, ta maksab need nulli, need ilmselt siis võlad, siis kas tal on võimalus saada üldse veel kodulaenu ja mis nõudeid ta peaks täitma enne taotlemist ja millega peaks arvestama? Kõigepealt tal nagu kõige olulisem on see, et inimesel on regulaarne jätkusuutlik sissetulek. See, et see laenusumma, mis ta plaanib võtta, see on talle siis jõukohane. Kindlasti on vaja, et tal oleks oma finantseering olemas ja võib-olla sellisel juhul võiks olla valmis ka selleks, et haldur küsib tema käest veidi rohkem küsimusi, et nende varasemate võlgnevuste kohta. Et jah. Aga automaatselt välistust sellist ei ole?
Kui see on just äsja olnud, siis võib-olla küll, aga kui sellest on juba mõnda aega möödas, siis me igal juhul nii-öelda vaatame ikkagi taotlusele peale ja mõtleme. Järgmine küsimus. Te näete praktikat kodulaenude taotlemisel. Millised on peamised vead, mida inimesed kodulaenu taotlemisel teevad? Kas on mingid selged punased lipud? Kodulaenu taotlemisel iseenesest nagu vigu kui selliseid ei saa teha, sellepärast et see on lihtsalt üks etapp elus, mis sa teed ära selle taotluse, aga et ennetavalt võib-olla ongi see, et soovitav on hoida oma makseajalugu hästi puhas, maksta kõiki oma kohustusi õigeaegselt. See on võib-olla kõige tähtsam. Ja vigu, ma arvan, et ei saagi olla, et teine, Tuleb proovida. Tuleb taotlus teha. Tuleb lihtsalt teha taotlus ja siis edasi saab halduriga rääkida. Ja. Ka järgmine küsimus on taotluse teemal. Küsiti siis, et kui on välismaalasest elukaaslasega kodulaenu taotlemise soov, kelle palk ei laeku Eestisse, kas mõni pank annab laenu sellises olukorras või kuidas selline palga mitte Eestisse laekumine mõjutab? No tõenäoliselt see on selline olukord, kus sellist ühest vastust ei ole. See vastus ei saa olla ei ega jaa, vaid seal peab lihtsalt seda konkreetset asja sisse vaatama. Nii et tuleb esitada taotlus ja haldur saab siis öelda, et selline vastus. Et me oleme andnud välismaalastele laenu ja eriti sel juhul, kui nad on ka kuidagi Eestiga seotud. Aga seal igal juhul me peame seda analüüsima, seda konkreetset tehingut, et kuidas see sobib. Kas inimesed eelistavad täna pigem väiksemat kuumakset või kiiremat laenu tagasimaksmist? Kas on näha mingit muutust? See on nüüd selline asi, et ma saan rääkida ainult keskmiste keeles. Et keskmised laenu tähtajad on pikenenud, aga need on võib-olla pikenenud ka sellepärast, et keskmised laenusummad on suuremad. Nüüd lisaks veel on see, et kuna lisaks laenuperioodil on võimalik võtta ka erineva graafikuga, et meil on 3 graafikut, et on siis annuiteetgraafik, võrdse põhiosaga graafik ja fikseeritud annuiteetgraafik. Et seal enamus inimesi eelistab annuiteetgraafikut ja mõnevõrra vähem võrdse põhiosaga, aga seal sõltub ka sellest, et kuidas see kuumakse kujuneb. Ehk siis keskmised on see, et enamus eelistab väiksemat kuumakset, pikemat graafikut, aga lõpuks ikkagi tuleks alati mõelda igal ühel, kes hakkab lepingut sõlmima ise enda eelarvele, enda sissetulekule, et just oleks temale sobiv. Ero, järgmine küsimus on sulle. Kas Eestis ehitatakse täna rohkem nõudluse või optimismi peale? Ärikinnisvaras või korterite puhul? Võid mõlemat poolt vaadata. Ärikinnisvara on ilmselgelt nõudluspõhine, et uue ärihoone ehitusega alustatakse alles siis, kui selle hoone kasutamiseks on mingid rentnikud olemas, et kellega on juba mingid eelkokkulepped sõlmitud, et täiesti, ilma eelkokkulepeteta ärihoone arendust tegelikult Eestis ei toimu. Ja mis on hästi positiivne, sest see välistab turu üleküllastumise. Korterite puhul pigem ma ütleks ka, et oodatakse, et enne ehituse algust üks 15, 20, 30% oleks juba huvilistega kaetud korterite arvust. Et kui 30% on eelmüüki tehtud, siis kindlasti hakkab arendus. Kui see eelmüük jääb sinna alla 20%, siis me oleme täheldanud, et arendajad on veel natuke ettevaatlikud, mõtlevad, aga see sõltub hästi palju projektist. Et seda öeldes tundub, et nõudluspõhine. Ja siit ka jätku küsimus, kes täidab neid tühjana seisvaid uusarendusi, miks nende hinnad ei lange, kas tõesti on odavam hoida tühjana? Eks iga projekt on omaette äri plaan, et seal ei ole mingit üldist vastust, aga miks hinnad ei lange, seal on väga lihtne põhjus tegelikult, et arendajatel ei ole survet neid kiiresti maha müüa. Et kui sul ei ole mingeid kohustusi, mida sa pead kindlasti igakuiselt teenindama, siis sul on ka valik, et kas sa lased hinda alla või sa ei lase hinda alla. Ja kuna arendajad ei ole võtnud liiga palju laenu peale endale,
nad suudavad võetud kohustusi korrektselt teenindada, siis see ongi tinginud olukorra, et pole survet hindade languseks. Kui palju mõjutavad regulatsioonid ja Euroopa Liidu energiatõhususe nõuded uusarenduste hindu? Arvestataval määral, et energiatõhusam hoone on kallim ehitada kui mitte energiatõhus hoone. Ja Eestis kehtivad teatud standardid ja nõuded ja kõik uued hooned peavad niikuinii vastama nüüd A-energiamärgisele, et see on teinud ehitamise kallimaks. Aga kas me näeme ka kodulaenu taotleja pealt sellist võib-olla tugevamat suunda vaadata just energiatõhusamat hoonet? Ja inimesed ja nad mõtlevad selle peale kindlasti ja võib-olla ka see, et mida energiatõhusam on see soetatav kinnisvara, siis ka laenu hind on selle võrra soodsam. Et jah, ikka, muidugi. Marianna, kas Eesti kinnisvaraturg on täna ostja või müüja turg ja miks? No ma vaataks järelturgu ja uusarendusi jällegi eraldi, et kui järelturul ma enne seda näitasin, et nõudlus on pigem veidi üle pikaajalise keskmise, siis sellist buumi me ikkagi ei näe ja seal võiks öelda, et olukord on pigem tasakaalus. Tõenäoliselt oleneb ka, mis segmendist otsitakse praegu rohkem, et seal võib olla natuke ostja poole või müüja poole kaldu, aga kui räägime uusarendustest, siis siin me näeme, et ühelt poolt on pakkumist turul piisavalt, samas on jällegi müügiaeg veidi kiirenemas, et seal võib-olla on pigem ikkagi ostja turg. Kas tänane majanduskeskkond soosib kodu ostmist või ootamist? Ma ütleks, et kodu ostmine on ikkagi nii pikaajaline otsus, et kui on soov osta kodu, siis tõenäoliselt on ikkagi väga hea aeg praegu. Tahad lisada? Ja mina tahaks öelda seda, et kui kodu on vaja, siis on igal ajal see mõistlik see ostuotsus ära teha. Ja kui kõik tingimused, kõik asjad, kui sa leiad juba selle kodu, mis sulle sobib, et siis, ja sul on seda vaja, siis tuleb see otsus ära teha, muidugi. Ja lõpetuseks viimane vaataja küsimus, mida võiksid riik, pangad ja arendajad teha, et noortel oleks lihtsam kodu osta? Ma võib-olla alustaks, et üks asi on see, et mis juba olemas on see, et omafinantseeringu määr, täna see minimaalne 10%, see tegelikult juba aitab päris palju ja selles valguses tundub isegi, et ei oleks justkui rohkem vaja, sest see on selline mõistlik piir, mis võiks olla. Ja võib-olla jälle nüüd see vaade, et selleks, et laenu saada, peab olema regulaarne sissetulek. Ja see regulaarne sissetulek on justkui kõige alus, et ma sellega saan koguda endale oma finantseeringut ja sellest ma saan tasuda oma laenumakseid. Ehk siis, kui noortel on tööd, kui neil on tasuvad tööd, siis nad saavad ka endale kodu soetada. Tahab keegi midagi lisada? Kui ei, siis suur tänu igatahes vaatajatele küsimuste eest, aga lõpetuseks ma küsin teilt küll ühe mõtte kaasa. Mõtte kaasa meie tänastele vaatajatele, mida siis oodata kinnisvaraturul aasta teises pooles? Alustame võib-olla Ero sinust. Me peame siis selleks, et nagu tulevikku prognoosida, me peame mingi eelduses nagu kokku leppima, et me peame eeldama, et näiteks, et maailma majanduses ei tule uusi suuri šokke, sest kui nagu seal tuleb mingi ootamatu, pannakse mingi teine väin ka veel kinni, eks ole, siis see kõik ei vasta tõele, mis me nüüd siin nagu prognoosime. Aga võttes eelduseks, et maailma majanduses ei toimu suuri muutusi, siis ma arvan, et selline mõõdukas või selline kerge nagu aktiivsuse kasv aasta teises pooles jätkub. Ja pakkumist ilmselt tuleb nagu uute korterite puhul tuleb pakkumist juurde, sest et näha on, et päris mitu arendajat planeerivad tulla turule oma suuremate nagu arendustega. Ja ehk, et valikud tuleb juurde. Hinnad pigem, ma arvan, et väga palju ei tohiks tõusta. Loomulikult projektipõhiselt 5, 7, 8% siia-sinna. Suures pildis ei näe põhjust hindade nagu kasvuks. Ja valikut jätkub ostjatele ja üürnikele. Anne?
ma isegi ei lisaks väga palju juurde, vaid ainult selle, et see, kellel annaks võib-olla soovituse kaasa, et kellel täna see ostu mõte on, et asuda valima seda kinnisvara, leidma seda oma kodu. See võib-olla on kogu protsessi juures kõige raskem leida õige kodu enda oma. Ja Marianna, lõppsõna jääb sulle. Ja ma ütleks, et ma nõustun Eeroga, et ma väga loodan, et maailma majanduses me ikkagi jääme oma baasstsenaariumi juurde ja tõenäoliselt siis näeme ikkagi sel aastal, et korterid jäävad kättesaadavamaks võrreldes eelmise aastaga. Aga suur tänu teile selle väga põhjaliku ja toreda arutelu eest. Selliseks kujuneski siis meie seekordne kinnisvara hommik, meie poolt siit kõik. Ilusat päeva!